Tere, mina olen Nele Kullerkupp ja te vaatate saadet Pealkirja taga, kus võtame kokku lõppeva nädala põnevamad uudisteemad. Sel korral ühendame 2 podcasti ning vaatame ühiskonnas toimuvat läbi Peetri pilgu. Ehk külas on ühiskonnakriitik Peeter Espak. Räägime tühistamiskultuurist, eestlusest ja eestlaseks olemisest ning sellest lõputust painavast taagast, kuidas teised meid näevad. Tervist! Tervist, kas ma nüüd just ühiskonnakriitik olen, et mulle ikka inimesed ja ühiskond meeldivad? No sellisena on teid varasemalt tituleeritud. Ma just tahtsingi sissejuhatuseks küsida, et ühiskonnakriitikas see on inimene, kes on ikkagi ühiskonnaga sina peal ja ühel pool ja siis vaatab lihtsalt ühiskonnas toimuvaid protsesse või on ta seal seisab kuskil seal selle ühe leerina teiste vastu? No seal on pigem see, et vaadake, et ajakirjandusväljaannetel ja igasugustel kanalitel, et neil ei ole vist eriti kuskilt küsida ja siis nad hakkavad muudkui inimestelt arvamust küsima ja ise tiitleid looma. Ja ise tiitleid looma ja siis niimoodi hakataksegi kutsuma ühiskonnakriitikuks. Aga võtate omaks täna selle? Ma arvan, et mingite aspektide, eriti meil võimul oleva sellise riigi, dogmaatilise riigi usundi, mis on siis kas ta on nüüd woke progressivism, aga selline infantilism, progressivism võib ka nagu Mihkel Mutt või Hardo Pajula seda nimetada ka neomarksismiks või neobolševismiks. Oleme oma ideoloogialt ja maailmavaatelt, küll nüüd poodidel ettidel on liha, aga maailmavaade on sama, kust me väljusime. Ehk siis selles kontekstis võite natukene kriitiline olla küll? Jah, absoluutselt, aga ma ei ole, see ei ole minu eriala olla ühiskonnakriitik, muidu on need igasugu kultuurikriitikud, ja kes tavaliselt või on isegi tänapäeval on mingid urbanistid, et siis nad käivad ja vaatavad mingeid asju ja siis teevad mingit kriitikat ja ütlevad, kust auto peab sõitma ja kus peab puu olema. No autodest ja puudest me täna ei räägi küll, aga me oleme seoses ühiskonnas toimuvate protsessidega viimasel ajal siis koostanud teile 10 küsimust ja vaatame, mis sellest siis välja tuleb. Kas praegune kriitika president Alar Karise välispoliitika osas on põhjendatud või näeme analoogset kambakat, millega nügiti seniselt positsioonilt minema Rein Veidemann, et isemõtlejatele riigimasinas ruumi pole? Ma olen üldiselt Karist eri saadetes või kohtades kritiseerinud just selles osas, et ta võtab liiga vähe riigi sees toimuva osas sõna. Võiks olla nagu Lennart Meri, kui ta lennujaama peldikuid nägi. See oli siis 90-ndatel, kus nad ei näinud just kõige kenamad välja ja ta kohe protestis, näitas näpuga, et mis siin toimub ja tualett sai korda, et siiani on kenad tualettruumid, meile lennujaam on üks Euroopa kõige kenamaid, et presidendi ülesanne peakski olema näidata sellele peldikule, mis ei ole korras, mis meil kõikjal riigis, olgu valitsuse või koalitsiooni või selle valitsuse majandusmõtte või ühiskondliku või mis tahes või kas või selle Veidemanni tühistamise osas, et president ei ole oma ülesannet täitnud siseriiklikult, ta ei ole rahva ühendaja, ta ei ütle mitte midagi. Ta ongi nagu mõnes mõttes, ta on kindlasti intelligentne inimene, armastab muusikat, eriti klassikalist muusikat ja ta on kindlasti hea ja intelligentne inimene, aga ma ei ole isiklikult, ma ei saa rääkida kellegi teise eest absoluutselt rahul sellega, kuidas ta kõike aksepteerib ja on nagu selles vist ka personaalses Facebooki postituses, et sa oled president. Sa ei pea hädaldama, lihtsalt näitad näpuga ja vajadusel kas või tuleb tuld ja tõrva sealt, et asjad saaks normaalselt tehtud. Mis puutub nüüd sellesse aspekti, kus palju on spekuleeritud, et algamas on või alanud on nüüd siis samamoodi nagu oli Raudsepa tühistamiskampaania, siis tuli Veidemanni tühistamiskampaania, me ju teame, et need on kõik kokku lepitud ja organiseeritud ka erinevate ajakirjandusväljaannetega kokku lepitud mõningate selliste, ütleme siis juhe ajakirjanikega. Kas teame või meile meeldib arvata? No ütleme, avalikult ei julge öelda, aga me tegelikult teame kõik seda, eks, et me ei saa kahjuks otse mikrofoni öelda näid nimesid, sellepärast, et pärast keegi saadab, ma ei tea, 1500 euro peale nõudekirja, et tõesta. Ja lisandub Raudsepale, Veidemannile ja Karisele veel Espaki nimi äkki? Ühiskonnauuringute instituut ja nad üritanud kõvasti igasuguste laimukampaaniate ja võlts infokampaaniatega, kuidas öelda, tasalülitada, et see oli need kampaaniad algasid juba kuskil 2017, eriti võimendusid aastal 2019, kus täiesti
täiesti tühja koha peal, me enam-vähem teame, kuidas see käis, et lepiti jälle kokku, et on mingi, ütleme, arvamusliider avaldab arvamust, siis hakkavad tulema niimoodi kokku lepitud, et nii poliitikud, et kui mingid, ütleme, vasakpoolsed sellised võuk-praksislikud igasugused nõndanimetatud uurijad, kes ei ole tegelikult mingid uurijad, vaid lihtsalt maailmavaate või ideoloogia saadikud ja siis nad hakkavad tootma kõikvõimalikku pealkirju, kus on kallutatud, pettus, nagu USA inimesed usuvad, et sisalikud valitsevad neid, et siis luuakse selline täiesti tühja koha pealt ühtegi konkreetset näidet toomata, lihtsalt luuakse narratiiv mingisuguse isiku või mingisuguse asutuse vastu, kus üritatakse seda isikut, siis ütleme seda, Aaviksoo on kutsunud seda riiklikul tasandil karakterimõrvaks. Aga et sellise käitumisega üritatakse inimese karakterimõrv või mingi organisatsiooni saavutada, tekitada üldsuses selle ütleme, pealkirjade rägastikuga mulje, et midagi on kahtlast, see inimene on suutmatu, olud nõuavad, et ta peabki näiteks lahkuma oma ametipositsioonilt, aga mitte kunagi ei esitata ühtegi nagu tõendit, kui näiteks mingid sotsioloogid, nali sotsioloogid muidugi, aga kui nad tegid näiteks Ühiskonnauuringute Instituudi vastu oma petitsioone, meil vist on mingi 11 eri redaktsioone, on ka häid sotsiolooge, kes kõik need meile ära saatsid, kõik eri redaktsioonid ja seal on äärtegi peal on küsimused, et ja nüüd üks viga, mis nad teinud on, konkreetne näide, aga nad ei leidnud mitte ühtegi ja siis lähebki selline üldsõnaline süüdistusteele, mida siis hakkavad erinevad arvamusliidrid, osad poliitikud, osad ajakirjanikud süstemaatiliselt ketrama. Ja sama minu arust juhtus praegu selle Karise asjaga, et mitte keegi ei saa ju aru üldse, mis siis valesti oli. On lihtsalt mingi narratiiv on kokku pandud, ütleme, midagi nagu Karis oleks valesti teinud või ka ei oleks, aga me saame sellest narratiivist aru, et ei arvata mitte juhtunu enda kohta, vaid arvatakse eelmise arvamuse kohta. Midagi, ja sealt see keerleb. Midagi nagu keerleb ja siis lõpuks keegi ei saagi aru, et mida siis keegi valesti tegi, miks pidi keegi tagasi astuma, et see ju, et Kasahstani kohal ripub Vene kirves, eks. Aga paljud on rahul ja juubeldavad ometigi. Kui inimene on kuskilt maha võetud, tundub see justkui otsa kui mingisuguse võiduna või edasiminekuna. No ma nüüd nii küll ei ütleks, et ma arvan, et valdav osa ühiskonnast ei rõõmusta, ei Veidemanni. See, mis Veidemaniga toimus, see oli poliitiliselt organiseeritud samuti ERR-i puhul, ma olen ise seal 5 aastat nõukogu liige olnud, ma olen seda 5 aastat pealt näinud, kuidas teatud poliitilised jõud, nendeks on ka need, kes on täna valitsuses, osad, või võib-olla ka mõlemad, eks, kuidas on üritatud maha suruda seda uudiste toimetuse kriitilisi saateid, kuidas on aastaid ja aastaid koosolekusse üritatakse poliitiliselt sekkuda tegelikult toimetuse töösse ja siis kuidas nendesse, kes mitte kunagi ei ole sekkunud, siis neist tehakse nagu mingisugune patuoinas, et ma isegi ei mäleta, et EKRE esindaja seal oleks oluliselt kunagi, kes siis minu ajal olid Reitelmann, Anti Poolamets, mul ei tule meelde, et nad oleks kunagi mingite uudiste, toimetuste töödesse sekkunud. Kriitiliselt öelnud pigem oli Eesti kultuuri tutvustamise ja võib-olla Vene propaganda vastase võitluse ja kõige sellel teemal selliseid, et me eestimeelsed isamaalisi seisukohti. Aga et see ongi nagu täiesti pea peale pööratud, et ei ole see ei Keskerakond, ei Isamaa, ei EKRE, ei ole kuskilt nagu sekkunud sellesse uudiste vabadusesse. On olnud, nii palju kui mina nägin, tegelikult üpris vastutustundlikud, mitte alati, aga enamasti. Ja siis need jõud, kes nüüd siis mängivad seda süütut kannatajat, kes siis Veidemannist lahti said, üritavad nagu väita, et mingid teised kurjuse jõud tahavad võtta üle selle toimetuse tööd, suruda peale oma arvamust, mida ju ei ole kunagi toimunud, et Veidemann ei teinud mitte ühtegi vale tegu, muide seadus kohustab näiteks nõukogu reageerima, kui keegi leiab, et on mingi seaduse mõtte rikkumine toimunud, et tegelikult Rein Veidemann, mida ta valesti tegi, ta oleks pidanud selle teema võib-olla tõstatama hoopis nõukogu koosolekul, seaduse järelevalve mõttes, et näiteks, mina ei taha ühegi perekonna kohta midagi öelda, aga et tõstatama oleks pidanud, et kas sürogaat emaduse teemal vastavas vormis, siis mis ei ole Eestis seaduslik, et kas selle nagu näiteks propageerimine, et kas see on
rahvusringhäälingu eetris kohane. Et minu arust nõukogu oleks ise pidanud selle küsimuse tõstatama ja jõudma järelduseni, kuna hästi palju tuli nagu ütleme pahameelt selle lõigu osas, et Veidemann võib-olla oleks ise pidanud nõukogu esimehena hoopis esitama küsimuse, et äkki tehtigi midagi valesti, äkki ei tehtud. Aga nõukogul on seaduse järelevalve funktsioon väga konkreetselt. Aga liigume nüüd edasi natukene tempokamalt, muidu me ei jõua kõiki küsimusi üle käia ja natukene me juba vastasime ka sellele järgmisele küsimusele. Kas Alar Karis on olnud rahva president? On ta suutnud oma tegevuses olla nii-öelda parteide ülene? Ma saan aru, et siin viimasel ajal arvestades tema viimast sellist krüptilist postitust, kus ta ütles, et ta on igasugustest nõuandjatest ja raamidest väsinud, on ta enda tegevust ka mõneti muutnud? Seda on väga raske on öelda, et mida Eesti mõistes nagu rahvamees tähendab, et Meri ja Rüütel mõlemad olid rahvamehed. Et seda oli juba näha, kui nad kuskil seltskonnas olid, et seltskond, kuigi see pseudo-isamaalaste seltskond muidugi vihkas ilmselt Rüütlit, aga me kõik teame, et ta oli tegelikult väga hea president, ja ta ei olnud rumal ega seniilne, vaid väga sügavad selliste arutelude ja mõtlevõimega inimene, mida endalgi õnnestus temaga vestlustest nagu teada saada, et nemad olid rahvamehed, et astusid tuppa ja kogu, ütleme, vanad inimesed heldisid, Rüütli puhul eriti vanemad daamid, eks. Meri puhul kogu saal või olen teda isegi lauluväljakul õlletelgis näinud, et milline energia kogu rahvasse saabus, kui lihtsalt Meri sisenes Aalekokk ja õlletelki ükskord. Mina olin siis noor tudeng, aga Karis selles mõttes kindlasti ei ole rahvamees olnud, aga kahest eelmisest, ütleme siis Ilves, ainult virisemine, selline pahatahtlik, ma ei oskagi öelda, minu arust isegi vingumine, ühe maailmavaate levitamine, mis on seesama meie tänane dogmaatiline riigiusund, kuidas me seda kutsume, woke progressivism või vasakpoolsus, ultraliberalism, seal on nii palju ilusaid nimesid sel lapsel. Ütleme selline hästi ideoloogiline ja järgmine Kersti Kaljulaid samamoodi, mingit Sveta Grigorjevat lugemas luulet Roosiaias ja otseses mõttes Kersti Kaljulaid oli veelgi poliitilisemalt sinna, ütleme, täitsa vasakule sekkudes Eesti poliitikasse, et Karis on tagasi tõmmanud, et ta on nagu eluõiguse andnud kõikidele, et ta ei sarja ja ei lahmi, aga ta kuulub pigem ka ühes Vabaduste podcastis, mäletan, mida Hannes Sarv teeb, see on üks väga populaarne podcast, saigi äsja arutatud, et ma tõin sellise näite, et Eestis ennast nõnda nimetatud eliidiks, see ei ole päris eliit on meil Neeme Järvi ja Arvo Pärt ja meie head kunstnikud ja teadlased ja head ajakirjanikud, aga mitte see eliit riigiametnike ja poliitikuid, kes ennast selleks nõnda nimetatud uusaatiks peab või selline hip-hop klubi inimesed, kellel on valdavalt keskmiselt kehvem hariduslik taust, väga napid teadmised, aga väga kõrge enesehinnang ja soov kogu aeg edeneda ja lõpuks ka siit matsirahva seast kuhugi rahvusvahelisse struktuuri tööle saada või oma finantsvabadust saavutada. Et see seltskond on minu arust presidenti juba pikalt pidanud oma sellise klubilise meelsuskonna peapreestriks või peapreestrinnaks. Et president nagu käändaks Roosiaias seda natukene koomilist seltskonda, kes on sinna kokku tulnud, käändaks nende ideoloogiat, nende maailmavaadet ja Karis vist nüüd natukene siis narratiivist kaugenes, tehes selliseid välispoliitikuna mõistlikke diplomaatilisi samme, et kui Eestil on Kasahstaniga midagi teha, me peame seda arutama kulisside taga, eks. Kasahstan on Venemaa kõrval ja ei saa mitte mingil juhul Venemaale vastu ja Kasahstanile ei tule ka Euroopalt peale kaastunde mitte ühtegi abi. Kui Venemaa peaks seal, mida ta võib muide teha lähitulevikus, Kasahstan on selles olukorras, kus ta on ja väga mõistlik on omavahel suletud uste taga rääkida ja avalikes deklaratsioonides jääda selliseks, ütleme sõpradeks. See on nii Kasahstanile, Eestile kui Ukrainale kasulik. Diplomaatia ei käi plära või avaliku deklareerimise kaudu, vaid kulisside taga omavahel rääkides. Ma olen kindel, et Kasahstanis saadi ja saadakse samamoodi aru sellest, mis on Venemaa ja kuivõrd kuri see režiim tegelikult on. Aga
maailma päris olusid tuleb arvestada, et me ei saa hakata oma sellise ärpleva positsiooni pealt nõudma, et kõik maailma riigid käituvad ja räägivad täpselt sama juttu nagu meil Eestis paar lapsametnikku või. No kui presidendist tahetakse teha kõigest valitsuse käepikendust, no siis see tekitab uuesti olukorra, kus me peame arutama, kas presidendi institutsiooni kui sellist on meil üldse vaja. Et kas ta täidab enda rolli siis enam, kui ta lihtsalt viib ellu neid otsuseid, nagu talle ette kirjutatakse. Et tal peaks olema jätkuvalt ju veto õigus. No siin nüüd ongi küsimus, et aga miks Karis laseb endaga niimoodi käituda? Et see on selge, et võetakse raha ära, eks ta ei saa enam visiitidelgi käia, kui ta läheb selle nõnda nimetatud võukseltskonnaga või siis naliseltskonnaga, või kuidas seda igati nimetada. Et kui ta läheb nendega täiesti nugade peale, küll seda presidendi seda on juba varemgi üritatud, nagu me oleme ju avalikkusest kuulnud, aga et president peaks rohkem sellisele enda paika panemisele vastanduma, sest lõppude lõpuks tema on ikkagi samamoodi välispoliitika kõrgem juht, eks. Kas nüüd nii öelda, aga üks nendest välispoliitika esindaja, Eesti riigi esindaja, välispoliitika üks juhte. Ütleme, põhiseaduse järgi võib-olla isegi oleks õige, et president käiks rahvusvahelistel tippkohtuvõistlustel, mitte peaminister, sest meie põhiseadus on kaheti mõistetav, aga et põhimõtteliselt välisminister, peaminister ja president peaks koos seda tegema ja mitte kunagi laskma sellistel vastuoludel kuhugi avalikkusesse, et see on jälle mingi riigi sisse toodetud selline narratiiv. Me seda ei teha, võib-olla tahetakse kellestki keegi oma nagu nüüd ette suruda Karise asemel presidendiks, aga eks seda aeg näitab, et siin juba naljahambad räägivad, et tahetakse Raul Rebast panna, aga kuivõrd see oleks muidugi naeruväärne, aga et kuivõrd see tõsiselt võetav on, paljude nimedega spekuleeritakse. Kas tühistamiskultuur on saanud lahutamatuks osaks meie ühiskonnas? Tõrjutakse välja need, kes arvavad üldsusest erinevalt või siis julgevad lihtsalt selle arvamuse valjuhäälselt välja öelda? Tühistamisega on ka see, et inimene ei tohi lasta ennast tühistada. Et üks asi on loomulikult, kui inimene jääb vahele, ma ei tea, mingi seksuaalkuriteoga või vaatab kuhugi, ma ei tea, mingid alaealiste pilte. No seal ei ole see ei ole tühistamine, see on aus karistus. Seal ei ole kaheti mõistetavust. Peabki saama nagu ühiskonna hukkamõistu, kes päriselt on, mitte mingi, ma ei tea, Kaur Kendrit ei pea nüüd vangiga panema, kuigi see lugu, mis ta kirjutas nüüd meeldiv ei olnud, aga et tühistada saab ausat inimest ainult siis, kui ta lubab seda teha. Et paljude närvikava ei võimaldaks, lastakse endaga olgu mingitel meelsuslikel ajakirjanikel või ka arvamusavaldajatel või inimestel lihtsalt halvasti käituda. Et see osalt vanemast põlvkonnast tuleneb ka argusest. Tean väga hästi nõukaaegseid dissidente, nad ikka väga kartsid KGB-d. Teine asi on saada päriselt peksa. Täna need inimesed, tunnustatud inimesed nagu ka Veidemann, lihtsalt mõnitatakse, alandatakse, läbi pannakse sinna samasse seisu, kus nad kunagi olid KGB ajal, eks. Et tänane vahe ongi, et enam ei ole seda, kui keegi kabinetis sul näppu luud katki ei tee või. Aga et need meetodid hakkavad üha rohkem meenutama seda, kuidas meie enda kultuuri sümboleid juba mõnitatakse, hakkavad üha rohkem meenutama seda hilisnõukogude, ütleme 80-ndate aega, mida ka enda kolleegid ülikoolist nimetavad seda õhkkonda väga-väga sarnaseks sellele. Aga tühistada saab inimest siis, kui ta ise vastu ei hakka. Et sellised rünnakud on tõesti inimestele võib-olla närvidele ja vaimule suruvad, rasked, hävitavad mõnedele, aga sa pead lihtsalt vastu hakkama, kui selline, ütleme, kurjuse laviin sulle peale tuleb ja sind ilma ühegi süüta nagu areenilt eemale üritab lükata. Kas eestlust ja eestlaseks olemist annab kuidagi ühte patta panna ja iseloomustada näiteks 3 sõnaga? No sama võiks küsida ju lätlastelt, et kas lätlust või lätlaseks olemist annab ühte, muidugi annab ikka. Mis need sõnad võiks olla, millega teie hinnangul, teie seisukohalt eestlust või eestlasi iseloomustada? No millega meid
no tõenäoliselt kõige rohkem tuntud Eesti on loomulikult muusikaga, noh, võime nii laulupidu kui meie väga rohkeid heliloojaid, dirigente, ükskõik keda. Muusika on number 1, millega eestlast iseloomustada, teine asi on vastupidavus. See on väga ilus muidugi vastupidavus, et mõnes mõttes Eesti talumatsi juhmus on ka eestlasel lasknud ellu jääda. Et kuigi meie kirjakultuur arenes, Käsu Antsu kaebelaulgi 1708, see on päris varajane tegelikult. Kas talumatsi juhmus ja talupoja tarkus on üks ja sama asi? Talumatsi juhmus ühildatud talupoja tarkusega ongi eestlasel siin tegelikult ikkagi mitu tuhat aastat, võime öelda, et siin on sarnase, 3 või keegi ei tea, aga me oleme ikkagi mitu tuhat aastat vana rahvus ja see talupoja tarkus, kuid samas ka just mitte sellest täielikust lääne ega ida tõmbetuules olemine ongi meie teatud eripära. Et eestlane on tegelikult meeldiv inimene, et kes on eestlasest näevad sellist rõvedat matsirahvast, on just seesama pseudoeliit või uus aadel, kes peab ennast, need klubi inimesed ilma olulise hariduse ja haridustasemeta ja teadmisteta, aga tohutu ambitsiooniga, eriti ambitsiooniga saavutada isiklik finantskindlustatus, et nemad peavad seda rahvast selliseks mandunuks ja mis nende ainsad kriteeriumid on, seksuaalvähemused, pagulased, nüüd on kliima ka, aga kui neile öelda, ma ei tea, diivesinik-oksiid, nad ei tea, mis see tähendab, eks, aga kliimaalal on kõik on eksperdid, mis veel islamit tuleb kaitsta tõenäoliselt, umbes 4-5 teemat ja pagulased, seksuaalvähemused, kliima, islam, midagi taolist, et selles plaanis selle woke-progressivismi või neobolševismi baasis on eestlane üks mandunud ja kuri ja iganenud inimene, aga tegelikult ma arvan, me oleme... Et see on meie tugevus. See on meie tugevus. Võib-olla ka see, et meid kohe lugema ei õpetatud, päästiski meid sellest, et me oma pära ei kaotaks. Ja tänu sellele on ka laulupidu ja Eduard Tubin ja Arvo Pärt ja... Juhatasite meid sisse ka järgmisesse küsimusse. Kas meie poliitruumis on veel poliitikuid, kes juhinduks rahva heaolust ja soovidest või on seal aluseks siiski võimuiha ja enese heaolu? Poliitikud ei ole meil nii hullud selles suhtes, kui on just see riigiametnikkonda, tippriigiametnikkonda koondunud ebakompetents ja saamatus, kuid samas kõrge enesehinnang või suutmatus või kuidas seda kõik... Et tagatoad juhtfiguuride taga? Jaa, et meil on pigem tagatuba koosneb ametnikest, poliitikud ohkavad, et ma nimesid nimetamata, olles ise ka ühe otsaga natuke, mitte välismaal võib-olla rohkem kui Eestis, aga ka Eestis ikkagi teadlane ja ülikooliga seotud, kuidas Riigikogu liikmed väga palju, ka Riigikogus on professoreid, tarku inimesi, nad ainult ohkavad, neist ei sõltu mitte midagi. Isegi valitsuse tasemel kõik on nende juhmide, vabandust, et ma niimoodi väljendan, aga see on nii ainult mingis kõrgemas bürokraatia maailmas, kus jumal on mingi Exceli tabel või kassaaparaat või ma ei tea. Et kõik on ette tehtud ja see poliitik ei suuda seal isegi ühte koma muuta. Siis ta ründab ametnikke või midagi taolist. Mulle sinisilmselt ikkagi meeldiks mõelda, et tegemist ei ole sellise ühtlase massiga seal tagatubades. Ma tahaks ikkagi loota, et kuskil on ikkagi ka need ametnikud või need poliitikud ja juhtfiguurid, kes tõepoolest tahavad seda pankrit kuidagi edasi viia, nii et oleks... Ma ei oleks üldse pessimistlik poliitikute suhtes, et on võib-olla üks kontingent hakkab meilt areenilt lahkuma nüüd, kui vaadata vähemalt reitinguid. Ma arvan, et selles kontingendis on see suurim probleem, kuigi ka seal on üksikuid väga, väga erksate ajudega inimesi, kes tõenäoliselt on oma enda erakondade sees sellises vaimses sisevõitluses alla jäänud ja moodustavad ise siseopositsiooni, aga väljaspool seda tänast valitsusringkonda ma oleks positiivne isegi Keskerakonna suhtes, et sealt tuleb üha rohkem antiputinistlikku mõtet ja üha rohkem sellist mõne venelasegi või pool korealase, pool eestlase poolt on hakanud tulema väga rahvuslikke ja selliseid mõistlikke mõtteid, mida ei oleks 10 aastat tagasi Keskerakonnalt tegelikult oodanud, et ma oleks
poliitikuna osas edaspidi ma ei oleks üldse pessimistlik, aga et kuidas me selle viimase, ütleme 10-15 aasta stagnaaja kahjud ära minimeerime, et ajud üldse tagasi saada sinna, ütleme, riigistruktuuridesse. Võt see on ikka, see on mingi Kalevipoja, 2 või 3 või 4 Kalevipoja suur koorem, et ehk siis see riigiaparaat vajab ka aeg-ajalt ikka sellist korralikku probleem raputust. on riigiaparaadis ja mis ongi sama mõttemaailmaga suuresti, see on ka riigiaparaat on suuresti, mitte igal pool on, alati igal pool on häid inimesi, häid juhte, häid erandeid, aga et see on üks meelsuskond selle sama ringkonnaga, mis meil praegu Eestis võimu teostab, ma nimetaks seda Eestis hetkel stagnaajaks või jah, paremat sõna ei ole. Kas erakondade teadlik vastandumispoliitika on eestlased lõplikult jaotanud 2 leeri ning ühisosa leidmine väljaspool laulupidusid jääb aina kaugemaks ettevõtmiseks? See on ainult täpselt see narratiivi loova riigiusundi või progressivistliku, pseudoprogressivistliku, pseudoliberaalse seltskonna selline kunstlik narratiiv, et see lõhestumine oleks nüüd nii suur, kui me vaatame reitinguidki, et mis seda valitsust toetab, vahel on kokku 11, vahel 14% ja 80%, kõik ülejäänud kas ei oska öelda või toetavad siis erinevaid teisi parteisid, mis ju saavad omavahel hästi läbi. Aga kas te ei kirjuta alla sellele, et siiski poliitika ja erakonnad enda poliitikaga on rahvast piisavalt palju lõhestanud, et see polariseerumine on toimunud. Et meil ootavad ees jõulupeod, inimesed lähevad koju, saavad kokku seal vennad, õed, sugulased. Kui poliitika tuleb jutuks, siis kindel on see, et kakluseks seal läheb. See on jälle, ma ei kujuta ette, et kus need inimesed nagu pärit on, et minuga ei ole sellist asja väga juhtunud. Aga sellest räägivad tõepoolest. Mina võin öelda, et meie peres parem oleks, kui poliitikast ei räägita, sellepärast, et kindel on see, et erimeelsused on seal piisavalt suured, et vaidlusmoment tekib. Seda on nagu raske nüüd öelda, et ikka ma arvan, et juba Lembitu ajal igas peres vaieldi, et kas peaks sakslastele äkki mingi diili tegema või vastu hakkama või et kas ikka Lembitu esimese õigus on nagu õigustatud või mitte, et kindlasti oli poliitika üle täpselt sama pinevaid arutelusid juba muisse vabadusvõitluse või ta nüüd need uuema aja ajaloolased, kes arvavad, et üldse tahavad kogu eestlase ära uueks inimeseks luua, uueks ellu ärganud mingiks mitte eestlaseks luua, et nende meelest ka muistne vabadusvõitlus muidugi on väljamõeldis, aga ma tõesti ei näe seda lõhet nii suurena, nagu seda esitatakse, et paljuski selles on väljamõeldist ja kindlasti mõningate erakondade poolset ässitamist, et seal juures nii vasakult kui paremalt tiivalt, aga seda hakkab ikkagi minu arust küll üha vähemaks jääma, et inimesed on aru saanud, et ikkagi kui sul on lohemadu on põhimõtteliselt kogu riigi üle võtnud, et parem on ütleme, oodatakse seda Püha Jüri, kes koos oma kaaskonnaga, et ta selle kurja lohemau ära viiks. Ma arvan, et see on suurema osa rahva peamine lootus ja ma olen täiesti kindel, et sellele kunstlikult tõepoolest ka tekitatud olukorrale, et sellele saabub peagi mingisugune teistsugune lahendus, kus enam nii suuri jaburaid lõhesid ei ole, et kas eestlase jonnakus on meie tugevus või takistus? Ka sellest ma sain paari sõnaga siin rääkisime. Eestlane on väga alandlik, et kui vaadata, kuidas valitsus sekkus räigelt ERR-i Rahvusringhäälingu seaduse alusel tegutseva avalik-õigusliku asutuse sõltumatusesse, nõudes siis Rein Veidevani eemaldamist, kuidas siis teatud isikud, me teame, mismoodi ka sinna nõukokku saadakse, eks, et Leedus on meeleavaldused, Poolas olid meeleavaldused, kui valitsus võtab
poliitilistel kaalutlustel üle, ütleme, meil ei ole riigimeedia, meil on avalik-õiguslik meedia. Et kus see jonnakus siis on, et jonnakus on pigem seisneb selles, et kõik istuvad kodus ja kiruvad omaette või võib-olla sõpradega saunas. Et minu arust oleks seda jonnakust nüüd näha vaja kuskil, et kus on see meeleavaldus Rein Veidemanni toetuseks või ka valitsuse absurdse majanduspoliitika või ükskõik mille või perepoliitika vastu, et ma ei kujutaks ette ühtegi Euroopa teist rahvast, kes oleks selles suhtes jällegi nii tuim. Otto Aariveeri vastasite ka järgmisele küsimusele ära. Kas meie ühiskond on küps enda tõekspidamiste eest seismisel või kasvatab eestlane trotsi pigem vaikides ja enda sees? Siis vaikides ja enda sees. Aga et ma olen ise näinud vasakäärmuslaste laamendamisi Pariisiski, erinevates Prantsuse linnades, Berliinis Antifa meeleavaldusi, need on räiged ropud vägivaldselt, mis toimuvad vasakpoolselt erinevate. Ma arvan, et äärmuslus nii ühelt kui teiselt küljelt kipub minema üle kätte. Ma ei ole näinud kuskil ma ei ole näinud neid kurje paremäärmuslasi ega ühtegi parempoolset meeleavaldust, mis oleks üle kätte läinud. Et mis meil oli, Varro Vooglaid korraldas mingeid meeleavaldusi, kus olid õhupallid, olid vist lastel käes. Ma üldiselt ise ei käi ühelgi sellisel meeleavaldusel eriti hea meelega, vahel olen kõrvalt vaadanud. Aga mäletan, et vist sihtasutus perekonna kaitseks on vist teinud selliseid suuremaid, aga ma ei tea, õhupallidega lapsed olid seal, mitte midagi eriti ei toimunud, mingid kirikuõpetajad vist pidasid ka kõnet, ühiskonnategelased ja siis, kes oli, kas Marju Lauristin ka vist rääkis, et kuidas ta nägi, milline viha sealt õhkub ja kuidas siis hakati looma narratiiv. See on see eriti naeruväärne, et tuleb mingi 200 või 2000 inimest kuhugi kohale, samal ajal kui Euroopas suurlinnad pekstakse puruks. Meeleavalduste käigus inimesi saab surma, põletatakse maju, eks. Meil on mingi püsikene meeleavaldus, ütleme paremalt või ükskõik kus ja siis räägitakse vihast ja õudusest ja kurjusest ja siis vaatad neid meeleavalduste pilte, et kus see viha seal siis on või et vaadates nüüd praegu toimuvat, et minu arust võiks üleüldiselt eestlased hakata rohkem oma iseloomu näitama, sest kas või see, mis ERR-iga toimus, et see vaikselt kannatamine ei ole enam õigustatud, et ma arvan, eestlased, seda näitas aasta juba 88, 89, 90, 91, eestlased saavad meeleavaldamisega väga hästi hakkama, et meil ei toimunud ka taasiseseisvumise käigus mitte mingeid olulisi peksmisi ega lõhkumisi, et ma arvan, et see laulva revolutsiooni aegne vaim tuleks kuidagi tagasi saada, et ega me muidu uuesti vabaks ei saa stagnatsioonist. Aga mis seda vaimu kärpinud on? Kindlasti, ütleme, kultuuritegelaste, teadlaste, mis tahes ettevõtjate seas täpselt see sama hirmuõhkkonna loomine. Mitte keegi ei julge ammu, juba üle 10 aasta ei julge ei ükski teadlane midagi avalikult öelda, mis läheb siis vastuollu ükskõik millise vastava riigiusundi dogmaatika seisukohaga, olgu see inimene ka vasakult või paremalt, et ei maksa arvata, et vasakpoolsed kultuuritegelased üldse heaks kiidavad kas või seda, mis praegu toimumas on, aga et meie selline meelsuskondlik ringkäenduslik seltskond, kus kõik stipendiumid, toetused, ametikohad jagatakse ära põhimõtteliselt tutvuste kaudu, eriti kultuuris viimasel ajal me näeme, kuidas kõik komisjonid, miskipärast ükskõik mida jagavad, koosnevad justkui huvitaval kombel ainult ühe maailmavaate esindajatest. Võin kinnitada, et seal ei ole tavaliselt mitte ühtegi natukenegi sellist, olgu see rahvuslik või sellist isamaalisust või ma mõtlen heas mõttes, mitte mingeid äärmuslasi ei kohta enam. Et see on arusaadav, et ei julgeta väga sõna võtta, sellepärast, et inimesele oma pere heaolu on alati kõige parem, et enne ollakse äkki nõus selle pisikese piskuga, mis tilgub
et vähemalt, ma ei tea, pere saab riided selga, kui riskida töötuks jäämisega. See on väga-väga suur probleem, et ja sellele hirmu õhkkonnale pannakse juurde ka ametlike hoobadega, me nägime, mis Raul Eametsagagi juhtus, et see oli mingi vallandati ülikoolist üks Tartu Ülikooli kõige tuntumaid majandusteadlasi, kes on tõenäoliselt nüüd veelgi tuntum ja austatum, eks. Aga et paljudega, kes ei ole nii tuntud, see inimene on väga lihtne. Lihtsalt ära kõrvaldada, et mis ta siis teeb, lähebki trammi juhtima või kui ta on terve elu mingi loov isik olnud omal alal. Kas me hoolime liiga palju sellest, mida teised meist arvavad või on see mõistlik välispoliitiline kalkulatsioon jätta endast plekitu maine, kui sellist ühtset arusaama üldse eksisteerib? Et mida välismaal meist arvatakse? No see on ju tihti mure, et mida naaber meist arvab, rääkides siis niimoodi persoonipõhiselt, aga üldiselt ikkagi tahetakse kogu aeg teada, mida teised meist arvavad. See on ju alati üks populaarsemaid küsimusi. See on loomulik, et eks ikka, et tegelikult hea sõber on see, kui ütleme, ma ei tea, ma ise olen juurde võtnud, siis ta tuleb, ütleb, et kuule, hakka nüüd trenni tegema, et nii peabki. Ja samas, kui on midagi, ütleme, jälle lips on ilus või midagi, muidugi tunned head meelt, kui keegi jälle ütleb ka seda, eks, et nagu kultuuri või riigi või see on loogiline, et me loomulikult igat rahvuskultuuri huvitab temast arvamus temast ja mõnes mõttes samamoodi nagu üksikindiviidi, aga et Eesti puhul, mis hakkas jälle silma torkama, et me jätame kajastused väga tihti oma meedias ja meie maailma absoluutsete tippude saavutused, kelleks on tohutu paljusust dirigente või heliloojaid või kindlasti ka kunstnikke. Väga eri sfäärides on kas või meie maailma kuulus koomik, see Ari Matti, eks, et kes on maailmas tõsised tegijad, et väga harva kuidagi meie inforuum esitleb ka maailma tippteadlusena sageli siin koha peal sellist Harju keskmist ja samas tihti see, mis maailma päris tipp on, sellest ei räägi üldse mitte keegi. Et meil on loodud mingisugune selline täiesti teissugune oma pisikene selline olgu teadlasnomenklatuur, kultuurinomenklatuur, kes siis selle, ütleme, kõlbab sinna roosiaeda ja kes kõlbab selle nõnda nimetatud uusaadlit siis lõbustama nagu mustlasviiuldaja või mingi selline luuletaja, eks, kes siis sõimab Eesti rahval mingil peol näo täis ja ütleb, et ärge lapsi sünnitage või vahet ei ole, eks. Et selles suhtes, et kajastatakse tõepoolest igat Kaja Kallase kiitust, mis tahes mingis Briti vasakpoolset, mingis žurnaalis oli temast lugu, mida vist loeb, 5000 inimest, siis kohe on Eestis suur uudis, et meie Kaja ja siis võetakse mingitest kõrvalisi sõnumeid, kuidas meie progressivistlikud poliitikud, keda enam ei võta mitte keegi maailmas tõsiselt, me oleme kas või tänu Kaja Kallase tegevusele, olgu see USA või Hiina suunal täiesti auti mänginud ennast naeruväärseks teinud. Aga et seda esitletakse meil koha peal kuidagi eduna, see on kummaline. Et me peaks, praegu me peaks natukene tõesti vaatama, et see, kuidas meid kajastatakse maailmas, ei ole enam hea. Sellepärast, et kui ikkagi meie Eesti soost välisesindaja läheb mingile rahvusvahelisele üritusele seletama, et miks Hiina tähistab teise maailmasõja võitu, et nad ei ole ju võitnud või kuidas midagi sellist. Või koos Venemaaga, et kas te ei ole raamatuid lugenud või esitades Hiina ajaloost täiesti Hiina kaotas teises maailmasõjas ikka väga palju, aga samas mõlemad, nii rahvuslased kui kommunistid olid võitjate lauaseks, mille vastu Kallas oma siis väidetes eksis või mingid väited, et kuidas see oli, et Venemaa on hea sotsiaalteadustes, aga Hiina tehnikas ja jälle halb sotsiaalteadustes. Et sellised asjad, see oli nii jabur, et ma isegi oleks pidanud enne üle vaatama, et ma ei oska seda isegi ise loomustada. Ja isegi Hiina välisministeeriumi pressiesindaja suutis meie seda
olematu ajaloolise hariduse ja teadmise baasilt öeldud need Kallase sõnu. No lihtsalt ma olen alati olnud Hiina diktatuuri vastane ja suur Tiibeti pooldaja, aga väga paha oli seda vaadata, kuidas põhimõtteliselt selline diktatuuririik, stalinistlik diktatuur nagu Hiina on, saab õige argumendi nagu meie mõnitamiseks samuti ja Euroopa mõnitamiseks, sest inimesel lihtsalt ei ole teadmisi, ei ole oskusi, ei ole võimet lihtsalt aru saada üldse, mis maailmas ta on. Ja ülimalt piinlik on see kõik. Kas Eestil on siht, kuhu me teel oleme või oleme me kõigile meele järgi olemisega selle sihi kaotanud? Eesti siht viimasel ajal oli täpselt see minu poolt kirjeldatud, läbi huumori muidugi see nõnda nimetatud hip-hop vannabi klubi inimeste seltskond, kes siis arvab, et nad on tegijad, eks, et nende siht... Kas nemad ongi Eesti? No nad arvavad nii, aga tegelikult muidugi ei ole seda, eks. Aga et nende siht oligi põhimõtteliselt Euroopast, sealt saab häid töökohti, eks, et kiidame absoluutselt igale rumalusele kaasa, eriti nendele kliimakavadele, millest iga natukenegi arvutada oskab inimene, sai kohe aru, et need ei saagi toimida, et see ei ole võimalik reaalse maailma vastu minna või matemaatikaga võidelda mingite ideoloogiliste loosungitega. Eesti oli ju nagu mingi muster paipoiss nende kõikide rumaluste ülevõtmisel, kuigi kogu meie valitsus oleks pidanud, surve oli muidugi tugev, aga me oleks saanud palju rumalust ära pareerida, lihtsalt naeratada ilusasti ja teha ikka seda, mis meie peame tegema, et meie kaitseme oma loodust nii, nagu meie tahame. Ja hästi palju rumalusi oleks ära saanud pareerida. Me kuulume Euroopa Liitu ja me kuulume täieõiguslikult Euroopa Liitu. Ja mulle tundub, et jätkuvalt me üritame justkui õigustada enda olemist seal, just nimelt nende samade ettekirjutuste ülevõtmisega, eestvedamisega ja juurde panemisega, mida tegelikult tihtilugu alles arutatakse seal, kas see on midagi sellist, mida tuleks kuskil liikmesriikides kehtestada, aga meie juba teeme. Et see on selline... kas see on meie eneseusk on siis see, mis on puudu? Või? See on meie nõnda nimetatud siis riigi usundiliku, meelsuskondliku, ringkäendusliku siis nõnda nimetatud eliiti või ka ametnikkonda, kes seda asja suunab. Seda võibki iseloomustada teatava sellise kupja mentaliteediga, et see seltskond ei ole harjunud veel olema oma maa omanik, et see on see, et me vaba oleme, et see maa kuulubki meile endale, et meie ise peame nüüd ise enda eest vastutama, on neile täiesti võõras, sest nende isad, paljude isad, esiisad olid kõigepealt Moskva, ütleme ausalt, kompartei teenistuses, nad võivad rääkida oma Siberisse küüditamistest perede puhul nii palju, kui nad tahavad, aga palju sellest nõnda nimetatud tänasest eliidist on kommarite järeltulijad, kes said nii teaduses, eriti kunstides, näitlejatena, ükskõik kus nad said eelise oma vanemate eelispositsioonist, aga nad olid alati kellegi teise välise teenrid. Sama oli kunagi ju sakslaste domineerimise ajal, eks, et Kubjas või mõisavalitseja oli kellegi teise omaendi nagu propageerija või edendaja ja see mentaliteet on kuidagi läinud selles pseudoeliidi kaudu edasi, et meiega käitutaksegi, ütleme, oma rahvale antakse piitsa, see ongi see mõistmatu, rumal, paha, niimoodi kujutatakse ette, üldse ei saa aru maailma progressi ja maailma vaimu olemusest, eks. Ja see panebki, see on kuidagi selline valimatu pugemine ja ettekujutamine, et isanda eest tuleb siis pugeda, eks. Samamoodi ju USA ees, eks, Vikerkaare lipu kampaaniatki, mis oli Biden allkirjastas need nõuded, et USA diplomaatiline korpus hakkaks siis transõigusi kaitsma üle kogu maailma. Aastal 2021 oli selline USA välispoliitika üks aluseid, et suruda just transideoloogiad ja ka Vikerkaare lipu peale. Ja mida teevad meie inimesed? Kohe Vikerkaare lipp käes hüppavad lavale kuskilt Tbilisis Vikerkaare lipuga ja kõik ministeeriumi hooned on Vikerkaare lippu täis. Et mul nagu tekibki küsimus, et kui ükskord tulevad tulnukad vallutavad, ma ei tea, Põhja-Euroopa või Euroopa ära ja siis jutt
tulnukad hakkavad nõudma, ma ei tea, eestlaste ajusid söögiks, et iga aasta 1000 eestlase aju näiteks söögiks. Et siis hakatakse ju meile samamoodi põhjendama, et see on meie enda huvides. Et viime oma ajud tulnukatele söögiks, et ja kui, see on ju absurdne, selline mentaliteet, aga et see tulenebki omaniku tunde ajaloolisest puudumisest. Aga et vaatame kas või tänaseid ettevõtjaid üha rohkem, ettevõtjad, kes on kõige valitsuse kriitilisemad ja selle mentaliteedi kriitilisemad, on kuidagi oma pidepunkti üles leidnud ja vastanduvad ülitugevalt praeguse valitsuse nii majanduspoliitikale kui ka paljudele vaimsetele ideoloogilistele sihtidele. Et siin Eesti ettevõtja puhul on kindlalt näha, et sealt lööb välja omaniku tunne. Nad hoolitsevad sellest, mis neile kuulub ja ma arvan, et ka olgu need siis talumehed või võib-olla isegi Eestis mingid kinnisvara omavad inimesed või siin mingid kohta omavad, et need on lõpuks hakanud ikkagi iseseisvuma ja loobuma sellest kupja mentaliteedist. Peeter Espak, ma tänan teid selle mõttevahetuse eest. Tänan kutsumast. Sarnasel teemal siit stuudiost ka jätkame ehk inimloomus, mis muudab asja ajamist. Sedapuhku räägime kinnisvaraturust ja sellest, kuidas viimase 10 aasta jooksul on asjaajamine antud valdkonnas muutunud aina keerulisemaks, sest ostjad otsivad kui tikutulega põhjust, miks mitte osta. Müüjad värisevad hilisemate kaebuste tõttu ning maaklerid on 2 tule vahel, kus tuleb teha topelttööd, et rahul oleksid nii pakkujad kui ostjad. Miks see nii on, mis on saanud tehingute tegemisel takistuseks, seda arutame Õhtulehe arvamustoimetuse juhi Manona Parisega. Tervist! Tervist! No ma saan aru, et teema ei ole selles suhtes teie jaoks või sinu jaoks võõras, et müümisega, ostmisega oled ise tegelenud ja kokku puutunud. Kui palju aega sellest on ja kas need samad ilmingud olid juba siis nähtavad? Ütleme niimoodi, et ma olen müünud 3 korterit ja ostnud 2. Ehk siis mul on olemas nii-öelda referentsmaterjal üle 3 aastakümne ja samamoodi olen ka nendel teemadel lugusid kirjutanud. Et kui kuskil 20 aastat tagasi kirjutasime me hirmulugusid sellest, kuidas korterimüügi turul inimene ostis endale sellise korteri, kus kohas tunneb järsku, et imelik lõhn on. Ja siis teeb igaks juhuks seina sisse augu, korter on värskelt remonditud ja avastab, et seal taga on olnud põleng, seal on söestunud sein, sealt see imelik suitsulõhn tulebki. Või siis see, mis mul väga hea tuttavaga juhtus, et ostis endale Kadriorgu või Kalamaia imetoreda korteri ja siis tunneb kogu aeg mingisugune imelik tiiskustoas. Võtab põranda lahti ja seal oli pisikene väikene basseinikene. Sest et lihtsalt oli mingisugune torukene lõhki läinud, ega siis sellepärast ei saanud müüki peatada, pandi lihtsalt asi kinni ja läheb ikka. Et seetõttu ma saan aru, et ostjad vajavad kaitset. Aga nagu praegu on ajakirjandus mitmel korral kirjutanud, sest on nagu terve lugudes sari olnud erinevates väljaannetes, on pendel liikunud väga järsult teise suunda, on olnud siin 10 aastat tagasi üks Riigikohtu otsus, mis võimaldab tekkida olukorral, kus peale müüki 3 aasta jooksul võivad tulla välja ka sellised varjatud puudused, millega ei olnud arvata või millega võis juhtuda niimoodi, et müüja ei olnud sellest teadlikki. Ja on olnud pahatahtlikke, või ma ei oska nüüd öelda, et need ei ole ju kohtus läbi vaieldud, pahatahtlikuna tõlgendada võivaid juhtumeid, kus kohas seest on saanud omalaadne teenimiskeem. Aga kui legitiimne on väide, et müüja ei olnud teadlik sellest, et korteril on mingisugune puudus? Põhimõtteliselt ostja saab ju kinni hakata kõigest öelda, et see puudus oli olemas, see, et müüja ei olnud sellest teadlik, kes seda hiljem tõestab? Nagu mulle üks juriidikaga väga hästi kursis olev inimene teatas, et kõik sõltub sellest, kui head on su advokaadid või kui hea on sinu võimekus head advokaati palgata. Mis iseenesest on selline juriidiline limbo, mida ei tohiks lasta juhtuda, sest et selle tulemuseks võib olla see, et tekib turutõrge, tekib just selle nii-öelda soodsama kinnisvara osas ja see lööb kõige rohkem inimesi, kellel ei ole niivõrd suuri summasid, et hakata tegelikult lihtsa inimese jaoks ülikalleid uusarendusi ostma.
no ma saan aru, et mingil määral see turutõrge kui selline on juba kergelt tekkinud, sellepärast et müüjad mõtlevad 2 korda, enne kui nad enda kinnisvara müüki panevad, kas see asi on seda väärt, et pärast hakata kohut käima. Ma saan aru, et kõigepealt on neil enda kaitseks vaid notari kaudu siis kinnitada ära kõik need puudused, mis seal on, või mis on veel see müüja kaitse, mida ta saab igasuguseid nippe on välja mõeldud, et minu meelest on siin koha peal üks hea nipp kasutada tõsiselt väga head ja pädevat maakleriteenust, kes suudab niisuguseid asju vaadata, et kes suudab sulle näha juba selle korteri müügikuulutuse osas, et noh, et mida kõike sa seal kokku lubad, et noh, et siis kui mina enda uut korterit otsisin, me ikka nägin väga huvitavaid kuulutusi, et lubatakse väga huvitavaid värke, mille puhul ma tean, et need ei ole tegelikult päris elus mõõdetavad. Ja mille kallal saaks tegelikult tahtmise korral norida, noh võib-olla ka sellepärast, et ma olen ise 30 aastat kommunikatsioonis töötanud ja ajakirjandusalase õppega, et ma näen, et kuidas mingisugune sõnum võib ja saab väänduda tõlgendustes. Et teine asi on see, et tõsiselt sa pead tundma oma kinnisvara, et noh, probleeme on tulnud näiteks nii-öelda flippijatel, kes ostavad korteri, ehitavad selle üles ja siis tuleb välja, et ups, tegelikult maja kandekonstruktsioon oli allpool igasugust arvestust ja keegi ei teadnudki seda ja nüüd noh, vahepeal omanik ka ei teadnud ja noh, siis nagu Ekspress kirjutas, makstakse lihtsalt kinni, kui on võimalik. Aga kui ei ole võimalik, siis on siin olnud igasuguseid toredaid lugusid, isegi ka isiklikke pankrotte on olnud. Et see küll on flippimisjuhus, aga Kroonika ja ka meie enda Õhtuleht on kirjutanud näitleja Jan Uuspõllust, kes müüs maha ehitise, kust tuli välja, et ei pea tuult ja sooja ja ta oli sunnitud maksma kahjutasu, mille ühe põhjustena hiljem ta kuulutas välja eraisiku pankrotti, sellest on nagu meedia kirjutanud päris korralikult. Nii et see õppetund siin on tegelikult see, et tasub sinna kuulutusi üles loetleda kõik need puudused ja loota, et keegi soovib seda kinnisvara just sellisena nagu ta on. See tulebki see absurd välja, et mind nagu üks hea maakler õpetas, et hoia kuulutus võimalikult lakoonilisena. Teine asi on see, et mida mina soovitan ja mida mina ka tegin, on see, et teha enne kinnisvara hindamine. Ja olemasolev hindamisakt on tegelikult turul väga hea nõks, millega saada omanikke, millega saada ostjate huvi. Et see näitab, et see, mida sa et see, mida sa lubad seal, et see on ka päriselt olemas. Ja et see hind, mida sa küsid, on natukenegi legitiimne, sest et jällegi ma olen näinud ka kaasajal väga suurt uhupuhvrit huvitavatel kinnisvaradel sees, et aga kui pädev see dokument on pärast asja ajamisel, et kui minnakse ikkagi sinna kohtusse, sa näitad, et mul oli tegelikult see hindamisakt olemas, ma küsisin ausat hinda. Ma ei tea. Ma tõesti ei tea, ma loodan, ma ei saa teada ka. Et kes tahab ja kellel on tõepoolest, nagu sa juba varasemalt ütlesid, selline hea advokaat kuskilt võtta ja raha selleks advokaadiks olemas, et igal juhul ta võib hakata kinni millest tahes. Hindamisakt peab olema pädev dokument, sest selle põhjal teeb pank oma laenu otsuse. Et kas see kinnisvara on seda väärt ja hindamisakti eest nõutakse päris korralikku raha ja seda teeb tegelikult sertifitseeritud spetsialist, et midagi seal taga peab olema. Aga mida see praegune trend meile näitab, et kui me liigumegi selles suunas, et kinnisvaraomanikud ei julge enam müüa, kartes järgnevaid probleeme, mis võivad siis 3 aasta jooksul veel esineda ja kinnisvara ostjad lähevad otsegi ostma, aga siis otsivad sealt tikutulega igasuguseid probleeme, et kuidas siit targalt edasi minna? Kuhu see meid viib? Ma arvan, et tegelikult päris elus ei ole see nii mustvalge. Et need on mingid kurioossemad juhtumid. Ja just nimelt. Ja nagu ikka tänapäeva massimeedias, mis toimub sekundiga online'is, on kogu aeg vennad ja õed ja turul ja kõike muud. Et tegelikult see asi ei ole nii hull. Sest et tegelikult ma usun, et päeva lõpuks, vastik väljend, tahavad enamused inimesed lihtsalt oma kinnisvarast lahti saada, uue kodu osta, olla seal sees õnnelikud ja rõõmsad, mõista, et vahel ongi väiksed asju, mida kõike ei saa lõpuni teha. Võib-olla teistpidi vaadata, et tegelikult tuli mul jumalast tore kinnisvara ja selle väärtus tõuseb tohutu kiirusega. Et ma arvan, et tegelikult inimesed ei ole nii pahatahtlikud. See ei tähenda, et need tipud, kes on, ei paistaks meil eriti räigelt silma. Aga kuidas siin valida sellist head maaklerit? Kuidas ära tunda seda head maaklerit, kelle puhul sa tead, et ta aitab sind läbi
tule ja vee, et mis iganes juhtub, sa saad kindel olla sellele, et tema nõu on olnud pädev, ta on teginud tööd hästi, mitte ainult selle nimel, et kiiresti see objekt maha müüa, vaid tõesti selle nimel, et mõlemad osapooled oleksid rahul ja sealt kõik lahkuksid võitjatena. Ja sa ei pea maaklerid võtma tegelikult, see ei ole ju kohustuslik, sul on võimalik teha ennast ise targaks. Tänapäeval on olemas võimalusi otsida taustu, ennast harida, kuidas toimivad erinevad kuulutused, näha vaeva, otsida hea piltnik, kes on kinnisvara pildistanud, igaüks sinna ei sobi, osata oma kodu õigetes nurkades üles reklaamida nii, et on ka näha neid boonuseid, et seda kõik on võimalik ise teha, et ma olen näinud oma tuttavate põhjal, kus suudetakse seda tööd ise teha ja on aega käia näitamas, suhelda, põhjendada ja nii edasi. Aga kui kõigil ei ole seda aega ja energiat ja ka need eelnevaid oskusi nii palju, et siis minu meelest hea ja pädeva maakleri tunnuseks on see, et ta ei luba sulle absurdsusi, ta oskab näha sinu kinnisvaras nii neid vigu kui ka häid osasid. Et näiteks mul on alati hea näide hästi pädevast maaklerist siis, kui ma müüsin oma eelmist korterit. See oli sügaval masu ajal, hästi raskes olukorras, ma olin täiesti kindel, et ma ei suuda seda nii peaga ära müüa. Aga minuga võttis ühendust üks küpsem daam, kes oli kogemustega maakler, tal oli väga korralik kliendiportfoolio, ta suhtles inimestega niimoodi, et jäänud sihukest halba muljet, et sulle üritatakse midagi maha müüa. Et ta sootis mulle tuua hästi raskes olukorras ostja, kellele ta oli kõik asjad eelnevad ära seletanud ja me suutsime kokku saada selle tehingu, millega mõlemad olime väga rahul. Ehk siis ta oli igas mõttes professionaal. Olukorras, kus mulle helistasid maaklerid, kes sõimasid, et miks sa ei ole mulle juba korterit andnud, kas sa ei taha raha saada ja ma ei arvan, et sa nii rumal mõrd oled ja nii edasi. Päriselt üks inimesed on olemas olnud. Et seal räägib rahaahnus ja töö professionaalsus üksteise vastu. Et tegelikult võib ju tunduda, et maakleri töö, mis sellest ka ära ei ole, et paneb kuulutus üles paar korda näitab ja siis saab selle eest, ma ei tea, 4 või 5% või midagi siukest. Et see on ju suhteliselt räige raha. Tegelikult see on ikkagi väga suur vastutus. Aga müüjatele siinkohal võib-olla siis lõpetuseks äkki paar õpetussõna, et probleeme tapeedi alla peita ei ole mõtet? Ei, absoluutselt mitte. Pigem kontrollida ja üle analüüsida ja vaadata ja kindlasti rääkida ühistuga, et sa kavatsed müüma hakata ja mis võivad olla sellel majal mingisugused lähiaja plaanid, kuidas mingisugused asju arendatakse, vaadata alati 2-3 sammu ette ja kõige olulisem asi nagu ikka julge hundi rindarasvane. Aga olukord ei ole nii trööstitu kui praegu. Tead, mõningatest artiklitest välja võib kumada või läbi võib kumada, et tegelikult siiski nõudlus on olemas, pakkumine on olemas ja katsuks need kuskil keskpõrandal kokku saada. Mis olukorras inimesed on ikka tahtnud kodu vahetada või kodu osta või kodu arendada, et see julgus peab jääma. Ja kahjuks tõesti, et viimane aste on see, et on võimalik oma õigusi kaitsta ja ka olen siin suhelnud enne, kui siia stuudiosse tulin erinevate kinnisvara juriidikaga tegelevate inimestega, kes on öelnud, et sellised nii-öelda norimise peale minevad hagid, kus loodetakse hästi teenida, tegelikult kohtus hästi kiiresti kukuvad läbi. Manona, ma tänan sind nende õpetussõnade eest ja ma loodan, et ka inimestel, kes soovivad enda kinnisvara müüki panna või nendel, kes tahaksid uut kodu soetada, oli neist natukene abi. Just. Head vaatajad, selliseks meie seekordne ning käesoleva aasta viimane saade kujuneski. Tänan, et vaatasite ning kaasa mõtlesite. Tuletan veel meelde, et saade pealkirja taga on järelvaadatav Õhtulhe YouTube'i kanalis ning Spotify's. Meie kohtume teiega taas juba tuleval aastal. Seniks aga soovin teile kõigile ilusaid pühi ning näeme jälle.